Aianduskeskustes ja suurtes kaubanduskeskustes võib juba näha riiuleid sibullillide, sibulatega. Nii et tundub, sibulate mahapaneku aeg on käes. Kuidas seda kõige paremini teha, nii et meil oleks võimalus ka kevadel lilleelu nautida ja järgmisel sügisel terved sibulad taas maast üles võtta, et neid ümber istutada. Seda uurime nii nagu ikka Eneli käest. Eneli, sa oled selle sibullillede teema juurde kaasa võtnud sellise kunstipäraselt augustatud väetise ämbri. Mis seos nendel kahel asjal on? Ega nendel seost ei olegi, aga meil tekib tegelikult ju majapidamisses ikka ja jälle siukseid ämbreid. Ja kuna nüüd ütleme 2 kevat ja talve on olnud sibullillede kasvatamiseks ebasobivad. Põhjus, miks ebasobiv on täpselt seesama, et meil ei ole olnud korralikku talve. Vaheldub sula, lumi, vesi ja kõik see on siis nüüd koos selle hilise sügisega muutnud selle, et kui ma panen sibullilled maha, siis ennem seda, kui see nõndanimetatud talv peale tuleb, on ju kõikidel tulpidel juba ninad maasest väljas ja paljudel liiljetelgi. Ja kõik, mis niimoodi siis külmumisega mängib, saab vigastada ja meil on muld tegelikult ahkallituse tekitajaid täis, mis täpselt samamoodi nende soojade talvedega pole siis hävinenud. Ja selline ämbri sees kasvatamine annab võimaluse kasvatada ka, ütleme siis pisut keerulisemas kohas seda sibullille, kus siis ütleme, et mügripoiss kipub käima kallal või mutt ajab oma ninaga sealt vahe läbi ja tuleb hiirekene järgi ja sööb meil need sibulad ära. Et see annab ka natukene seda kindlust sinna juurde. Nii, mullad. Muldadeks on siis substraalil on olemas huumusmullad. Huumus on eelkõige selleks vajalik, et sibul juurduks korralikult ja tunneks end hästi. Need on siis nüüd tegelikult üks sama koostis on sees, kes ei taha nagu suure ämbriga panna või on vaja lihtsalt seda mulda vahetada, seal natukene on olemas 5-liitrised, aga väga head on just niisuguste suuremate nõude täitmiseks 40-liitrised huumusmullad. Ja tulbisibulate mahapanekul me peame siis arvestama seda kõigepealt, et sibul pannakse nii sügavale, et 3 sibulat siin peal on. Ja alla me peame samamoodi ruumi jätma, et uus sibul, mis kevadel hakkab kasvama, oleks ka kusagile saaks minna. Aga ma panen talle nüüd kaasa siia, et ta saaks juurduda ja kevadel kohe kasvama hakata osmokõutväetise. Ja see on nüüd siis erinevalt teistest sibulilledele sobivatest väetistest, mis müüakse, püsib ilusasti mullas, teda läheb 40 grammi. Arvestatakse 10 liitri peale. 40 grammi on niisugune väikene peodes, siin on 15 liitrit mulda, nii et ma panen niisuguse teise peotäie veel siia juurde. Ja segan just selle sama alumise mullakihiga. Minul on valitud nüüd lihtõieline tulp siia ja öeldakse, et sibul, kui te nüüd panete, siis võiks jääda, ütleme niimoodi, panen nüüd sibula ja selle ühe võtan vahelt ära. Et see võiks olla siis niisugune istutustihed. Ja see on otseses seoses tegelikult ka sibula suurusega. Need on praegu ideaalsed sibulad. Need on hästi ilusad suured sibulad, jah. Nii. Opa! Kõik on suurepärane. Omalt poolt ma lisaksin ühe väikese mõtte võib-olla juurde, et kui kasutate selle istutusämbrina, teil värviämbrit, väetisämbrit kodus ei ole, kauplusest ostate nüüd ehitusämbri, mis on sellist mustast plastmassist, siis selle servi jääb natuke vähem näha ka seal peenramaa peal. Ja teine asi, ma tahtsin Eneli küsida, me kohtume järgmine nädal taas. Jah, ja kes neid ämbreid kasutab, ärge unustage ära, et augud külje peale ja augud põhja alla. Sellel on nüüd tehtud sellised sentimeetrised, võib-olla paar millimeetrit suurem. Et väiksemad ei ole mõtet teha, aga väga palju suuremad ka mitte, sellepärast, et nii kui ta on seal niisugune 2 senti, siis nad oskavad juba endale sinna käigu sisse rajada. Aga millest räägime järgmine nädal? No vaatame, mis ilm toob. Ma arvan, et istutada annab veel kaua, et vaatame siis seda sügist istutamist ja mida teha, et need siis kasvama jääksid. Nii et rohenäpud ärge siis unustage laupäeva hommikul ikkagi nurgakivi.